Hei, väike sõber, mina olen Aasia, sinu latevärviline nurrumootor. Täna jutustan sulle loo ühest oma metsakohtumisest. Toas oli vaikne, ainult arvutiekraan helendas sinakalt ja valgustas Aasia vurrusid, kui ta end laual sirutas. Ekraanil vilksatas tuttav pilt. Looduskaamera näitas lumesäbrust metsalagedikku. Tuul liigutas oksi, lumi langes vaikselt ja hetkeks tundus, nagu liiguks midagi suurt ja varjulist puude vahel. Aasia niutsatas vaikselt. Kas see oli põder või lihtsalt tuul? Ta vaatas ekraani veel hetkeks, kuni silmad kinni vajusid. Kursor jäi vilkuma, ekraan muutus uduseks ja Aasia libises unne. Nii tasa, vaikselt ja pehmelt, nagu langev lumehelves. Kui Aasia silmad avas, ei olnud enam arvutit ega tuba. Tema käpad vajusid pehmesse samblasse ja ümberringi laius vaikne hõbedane mets. Kuuseokstel sätendas ärmatis, õhus oli veidi udu ja kõik lõhnas jõuluhõnguliselt. Aasia vaatas ringi ja kohe kuulis ta sügavat rahulikku häält. Tere õhtust, väike uudishimulik. Sina oledki see, kes meid läbi kaamera piilub. Puude vahelt astus välja põder. Tema samm oli aeglane, aga kindel. Ja tema silmad helkisid nagu 2 öötaevatähte. See oli põder, kes rääkis. Aasia istus maha, tõmbas saba ümber käppadi ja niutsus. Mina ei tahtnud segada, ma lihtsalt vaatan, ma ei tee paha. Põder muigas omal moel. See oli rohkem nagu soe tuulepuhang, mis liigutas sammalt. Ma tean, aga vaadata ja näha, need on 2 erinevat asja. Ta langetas kummardades pea ja puudutas õrnalt sambla vaipa oma sarveotsaga. Siin maa all on võrk, mis ühendab kõiki. Puid, seeni, rohtu ja loomi. Kui üks jagab, saavad kõik. Kui üks kaob, tunneb seda kogu mets. Aasia kuulas. Iga sõna vajus ta sisse nagu lumehelbeke, mis ei sula, vaid jääb helendama. Kuskilt kaugelt hakkas kostma tuttav viisike. Algul vaevu kuuldav, siis aina selgem. Põdral maa ja metsa sees, väiksest aknast välja vaatab. Aasia silmad särasid. Ta teadis seda laulu, ta oli kuulnud, aga midagi oli nagu teisiti. See oli uus versioon. Tundus, et mets ise laulis. Tuul kandis sõnu edasi. Põdral maa ja metsa sees, väiksest aknast välja vaatab, Aasia jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb. Miau, miau, lahti tee, külla sulle tuulen ma, Aasia tuppa tuule sa, anna käppa ka. Miau. Põder naeratas.
Isegi laulud muutuvad, kui neid kuulatakse südamega. Asja niutsus. Kas sa oled päriselt siin? Palun räägi endast, hea põder. Põder mõtles hetke. Mina olen põder. Olen suur ja tugev metsaelanik. Isased, nagu mina, võivad kaaluda isegi 0,5 tonni. See on rohkem kui väike auto. Meil on kõrged jalad ja lai nina, mis aitab toitu leida isegi sügava lume alt. Igal talvel heidan oma uhked sarved maha, et kevadel kasvatada aina suuremad ja uhkemad. Need on nagu mu kroon, suured ja harulised, et kõik metsaelanikud teaksid, kes ma olen. Põdrad eelistavad elada metsas ja soistel aladel, kus on küllalt sobivat toitu. Söön noori puuvõrseid, lehti, rohtu ja vahel ka seeni. Mulle maitsevad ka veetaimed. Oskan vees sukelduda, et neid kätte saada. Mais sünnivad põtredele pojad, väiksed, täpilised, udisimulikud. Tavaliselt on neid 1 või 2, väga harva 3. Ema hoiab neid hoolikalt varjul, kuni need piisavalt tugevaks saavad. Põdrapere liigub tavaliselt koos. Kuni umbes aasta vanuselt on põdravasikad valmis oma teed minema. Tavaliselt liigun mina koos teiste põtradega varahommikul või päevasel ajal. Mõnikord näen inimesi, kes mind pildistada tahavad. Siis seisan tasa ja kuulan, kuni nad lahkuvad. Meie eluiga võib olla kuni 10 aastat, aga reeglina me üle 5 aasta looduses vastu ei pea. Kuigi ma olen suur ja tugev, tuleb ka mulle ette ohtlikke olukordi. Talvel võib õnnetus juhtuda metsaveekogu nõrgal jääl või maanteedel, kus inimesed liiguvad autodega liiga kiiresti. Aga põtrade jaoks on ohuks ka jahimehed. Metsas on põdra elu täis rahu ja väärikust. Ta kuulab tuules osinaid ja sammub tasaselt samblal, justkui vana ja mõtlik metsavai. Jah, Asja, täna ma olen siin koos sinuga. Aga kui sa homme uuesti kaamerat vaatad ja näed metsa rahulikuna, siis tea, ma olin olemas ja just nii palju kui vaja. Aga mis on metsas kõige tähtsam, uuris Asja. Põder vaatas ta poole sõbralikult ja rääkis aeglaselt. Tähtsaim on kuulata. Kui kuuled, kuidas lumi kukub ja oks praksub, siis tead, et maailm hingab koos sinuga ja sa oled osake loodusest. Asja ärkas. Ekraanil seisis endiselt metsakaamera pilt. Vaikne, lumega kaetud lagendik. Kuid hetkeks nägi ta seal liikuvaid varje ja tundus, nagu oleks üks neist seisatanud, pööranud pea ja vaadanud otse tema poole. Asja sirutas end ja vajutas käpaga play ja nurrus vaikselt. Tere, põder, ma kuulan sind. Ja Asja kõrvus kõlas hääl. Kes vaatab südamega, see näeb ka seda, mida kaamera ei näita. Ja nüüd sina, väike sõber, kui silmad kinni paned,
kujuta ette lumist metsalagendikku ja sõbralikku põdrapere, kes noosib pehmed heinahunnikud väiksel söödaplatsil, mille head metsamehed on neile valmis seadnud. Head und sulle, väike sõber!